Tere, kallid sõbrad! Tere pühapäeva siit Hispaaniast. Ja nagu näha, mingitel asjaoludel olen ma teie ette astunud täna hoopis teistes värvides. Selleks on olemas ka teatav põhjus, sest miskipärast ma nägin just neid värvisi. Ja mis on siis see mõte, mis tahaks sõnadeks vormuda? Selleks mõtteks ja selle aluseks on teater. Pean siinkohal kahe asja õiguslikult tunnistama, et mina ei ole suurem asi teatrisõber. Ma küll tunnen isiklikult mõnesid professionaalseid näitlejaid ja Eesti näitlejaid. Ja nii et päris võik ei ole, aga niisugust andumust teatrile, nagu seda võib täheldada kultuuri huviliste inimeste keskel, niisugust vaimustust ei ole ma endas kunagi tegelikult leidnud. No see ei tähenda muidugi seda, et ma üldse ei välistaks ja kuidagi viisi halvustaks teatrit kui žanri. Pigem kuulub näitekunsti žanrites kuulub muidugi minu suurem poole filmikunstile ja see on nii põnev. Aga täna on jutt teatrist. Miks teatrist? Ja prooviks siis mõned niisugused põhilised alused panna paika. Selleks ei pea olema andunud teatri fanatt, nagu näiteks on olnud minu ema ja isa. Et lapsest saadik on nemad väga suured teatrihuvilised ja teatrifännid olnud, nii palju kui ma ennast mäletan. No ja ilmselt ka tänu neile ma üleüldse olen sellele tähelepanu pööranud. Teater kui kunstivorm, teater kui võimas ühe vaimsuse evimise vorm, mis oma ülesehituselt on ju tegelikult teater. Seal ei ole mitte mingit pistmist reaalsusega. Ja nüüd hakkab nagu vaikselt looma. Mitte mingit pistmist ei ole reaalsusega. Mängitakse läbi ükskõik mida, ükskõik millises žanris, ükskõik millises vaimsuses. On see draama, on see tragöödia, on ta enamjaolt minooris või mažooris. No loomulikult jõuab kätte nüüd nagu vaimusilmi ette ja manab järsku nagu komöödiateater. No see on küll nüüd päris hea. See on küll päris hea. Ja ma usun, et teispool ekraani, kes sa proovid minuga koos kaasa mõelda, tegelikult ühtid sellega. Komöödiateater on ju fantastiline. Väidetavalt siis nagu teatri sünni lätetel, no Shakespeare'i aegadel, väidetavalt. Mina ei ole inimene, kes toetub mingisugustele üldistustele, mingisugustele, mida esitatakse kaanonite doktriinidena. Mitte üheski asjas ma ei suhtu niimoodi, et jaa, nii on ja siis ma hakkan koogutama ja seda kaasa rääkima. Aga võtame siis ajaloo kaardilt, ajaloo lõimes selle punkti, asetame sinna Shakespeare'i ajast. No vähemalt need, mis on talletatud nendesse kujustustesse, seal oli komöödia žanril väga arvestatav osa. Tehti nalja. Ja tänapäevane komöödiateater, siis rääkimata seda, mida Eestiski üritati rakendades, on see
stand-by žanr, komöödia žanr, et see siis üks mees nii-öelda püsti seistes peab siis naerutama suuremad auditooriumid, mis on teistes kultuuriruumides Ameerikas ja kus iganes on siis nüüd väidetavalt väga populaarne. Eestis see nagu eriti väga ei ole juurdunud, kui seal Jan Uuspõld maha arvata, kes vist saavutas nagu enam-vähem niisuguse head tulemi. Et komöödiateater. See joonistas välja nagu üks väga oluline selle teatri kui sellise niisuguse vaimsuse, mis haarab inimesed endasse, siis naelutab inimesed mingisuguseks 1,5 kuni 3 tunniks on inimesed selle mõjusfääris teatrietenduse lummuses, mis esimeses järjekorras täidab selle kõige tähtsama ja kõige ülimuslikuma eesmärgi vabastada 1,5 kuni 3 tunniks inimene, kes on lunastanud sinna pileti ja läinud sellest osa saama. Ta on vabastatud selleks ajaperioodiks oma reaalsusest, kõigest, mis on rutiin, peas ketrav üks sama mõtete muster ehk mõttemüra ja nüüd on ta vabastatud. Tekib küsimus, et aga milleks maksta juba kordades suurem summa selle teatri live-teatrietenduse külastamise eest, kui tänapäevaste võimaluste juures on väga hea avata ükskõik millised tehnikaseadme ja saad osa ülikvaliteetsest filmist, saad ise valikut teha ja saad taas esitada filme, mis on jätnud sügava mulje, vaatad uuesti. Mina tegelen sellega, muide see aga väga usinasti. Meie vaatame vanu filme ja me ei julge tunnistada, mõningaid vaatame nii palju, et kohe natukene häbi on. Aga iga vaatamisega me leiame selle uusi kihistusi. Aga miks on siis ikkagi teatrid täidetud? Miks nad on täidetud? Nüüd ma hakkan ääri-veri jõudma selleni välja. Teatrisse minnes sa liitud ühe egregoriga, ühe seltskonnaga. Väidetavalt kuskilt kohast on mul meelde niisugune väide, et Eesti teatrites olid nagu stammkunded esindatud Eesti NSV aegadel. Stammkunded, teatripiletid olid sellel ajal muidugi ilmselt oluliselt odavamad, keda võis näha, kellega olid näitlejad juba ammu harjunud. Need on, võib öelda, teatri jüngrid. Need on selle egregori püsiapostlid. Ja siis muidugi määratlematu seltskond, kelle jaoks teater on loomuvajane ja loomulik osa. Ja siis need inimesed muidugi ka pretendeerivad ühele niisugusele nähtamatule staatusele. Ma prooviks seda karakteerida. Ma olen kultuurne inimene. Ma käin teatris. Ma tarvitan kultuuri. Tihti liitub sinu juurde, ma käin ka kunstinäitusel. Ja ma käin ka ooperis ja vaatan balletti ja nii edasi, nii edasi. Aga täna on meil töödelda selline määratlus nagu teater. Mina olen teatri inimene. Mina vaatan ära kõik Eestis lavastanud etendused ja ka kõik välislavastajate sisse toodavad etendused. Nagu sa näed, läheb teravik ja fookus läheb praegu lavalt hoopis saali. Vaim juhib praegu mu teksti hoopis saali poolele, mitte lavale. Seepärast, et seda tehakse väga palju, seda tehakse väga laialt. Et ma ei tea, kas tänapäeval nii jõuliselt enam on jäänud teatri arvustusi, aga
vahet ei ole, teater välja surnud ei ole ja väidetavalt isegi kuulsust tema surmast on tugevalt liialdatud, kui tsiteerida siis Lennart Merd, tugevalt liialdatud, teatasid, et teater on välja suremise äärel. Saalid pidid olema täiesti täidetavad ja mida keerulisemaks läheb aeg, seda enam inimesed leiavad teed teatrisse. Mis elamuse nad sealt saavad, see on nende isiklik asi. Mina ei ole küll nüüd see, kes hakkab seda halvustama. Mina olen vaatleja, mina vaatlen. Ja siin kohal võikski nagu lahkuda siis nüüd sellest teatrist, mis on väga kitsapiiriline osa, tõesti osa kultuurist, mis siis meid mõjustab 1% elanikkonnast, mingid määratud protsenti, keegi ei tea seda, kui palju seda on. Ja väljume nüüd sellest. Lähme nüüd teatrist välja. Lähme ühiskonda. Astume ühiskonda. Ja me näeme mida? Et siin on täpselt see sama. Täpselt need samad komponendid, kõik eelnevalt kujustatud nii-öelda lavaseade on ka väljaspool teatrihoonet ja seda kunstilise žanrit täpselt seesama. On auditoorium, on lava, kus käib etendus. (24/7 seal juures. Sellest teatrist nagu lahkuda on juba natukene problemaatiline. Ma mõtlen vaatajaskonnal, kes juba on hakanud tähele panema seal laval sündivat, no see seda ka jälgib. Laval olevad tegelased, kes liiguvad, on kõik muideks näitlejad. Nad on näitlejad. Halloo! Me jõudsimegi siia kohta. Auditooriumis on vaatajad ja need jagunevad kahte kategooriasse. Kahte peamisse kategooriasse. Üks osa publikust saab aru, et tegemist on teatriga. Ja siis on mingisugune osa seltskonda, kes ei saa aru, et tegemist on teatriga. Loomulikult on siis nüüd kohe vastuväide ja tuleks mulle, et sellise väite või sellise teesi esitamine elu kui teater, see mulle midagi ainulaadset, seda on tehtud läbi aegade, seda võrreldakse kogu aeg ka tänases päevas, et vastuteesiks on see, et aga kui see teater mõjustab meie elu, kui ta nii oluliselt mõjustab, siis me peame jälgima, mis nad seal laval teevad. Kas see ikka on niimoodi? Kas see ikka on nii? Sa usud sellesse, et see mõjustab su elu. No mina ka usun, et see mõjustab mu elu. Aga kuivõrd ta mõjustab mu elu? Kas niivõrd, et ma pean muutma oma seda peamist postulaati, et see on teater ja seal on kõik näitlejad. Nad ei ole loomulikud. Vaat see on nüüd teesina esitatud. Mitte ükski sellel laval liikuvatest tegelastest, loomulikult ma viitan poliitikutele esimeses järjekorras. Teised on nagu statistidena liiguvad. No ma ei tea, kõik võimalikud riigiaparaadid töötajad kuni koristajateni välja, need on statistid. Juhtivad poliitikad. Neil on need rollid antud. Ja nad mängivad neid rolle. Need ei ole nemad. Nad on näitlejad. Sellisele väitele võib tuua vastuväiteid erinevaid. No loomulikult võib tuua, aga sa ei saa muuta seda tõsiasja, et tegemist on teatrilavaga, suure lavaga. Ja see lava on niivõrd suur, et see lava on ülemaailmne tegelikult. Aga no meie fokusseerime ju oma tähelepanu teadagi esimeses järjekorras Eesti teatri lavale. Nii et kogu sõnum, mida ma tahtsin edastada, on kokku võetud ainult ühe asjaga.
see kõik on teater. Ärka, see ei ole reaalsus. Ja need on näitlejad. Ma isegi ei andnud hinnanguid neile, kas need on head või halvad näitlejad. Seepärast, et see on juba hoopis teine teema, ma hakkan nüüd analüüsima teatri olemust. Peamine, see on teater, sellel ei ole mingit pistmist reaalsusega. Ja reaalselt need inimesed on hoopis teistsugused. Ja need, kes siis pretendeerivad, need, kuidas öelda, need halvad näitlejad, andetud näitlejad sellel poliitlaval. Nemad ajavad ikka rinnapunni ja räägivad seal. Niimoodi, et kergelt sees hakkab keerama, eks. Need on halvad näitlejad. Head näitlejad on need, kes esitavad oma rolle niimoodi, et inimesed hetkeks, pool saali kindlasti unustab ära, et üldse niisuguse asjad, see saaks teatri olla. Nad ongi loomulikud, nad on nii vägevad, nad on nii võimsad ja nii edasi ja tagasi. See oligi see peamine sõnum, mille ma tahtsin sulle tähelepanu juhtida, et juhul, kui sa oled ka jäänud seal saalis moktõllakil vaatama seda etendust ja hakkad seda juba tõe vähe võtma, siis ma juhin tähelepanu, et tegemist on teatriga. Ja sellel olemasoleval pikal etenduste sarjal on muide lõpp lähedal. Mina olen saanud juurde pääsu sellistele allikatele, kus kirjutatakse neid stsenaariumeid. Mina olen lugenud seda stsenaariumit, ma ei räägi sulle sellest mitte sõnaga, ära sina teistele ka räägi, et lallil on informatsioon. Üpris pea on oodata sellel laval suuri muutusi. Ei mitte selle Eesti isetegevusliku külateatri laval, suurel laval. Aga kui Jumal lubab, siis ma järgmises pöördumises räägin sellest täpsemalt. Kuulmiseni.